Rõõm kõiki teid siin näha. Mina olen Mart Raudsaar, Riigikogu toimetiste peatoimetaja ja mul on hea meel täna koos meie meeskonnaga ja kolleegidega esitleda teile uuendatud ja värskendatud Riigikogu toimetiste number 31 numbrit. Ja selle puhul loomulikult me tahame tänada kõiki kaastöölisi, aga me mõtlesime teha ühe väikese sisulise paneeli, mis ka ehk siis Eesti elu edasi viib, nagu ju ka peaks edasi viima Eesti elu Riigikogu toimetiste sisu teemal inimvara, kuidas parandada meie inimeste haridustaset ja tööhõivet, kuidas tööhõive peaks kaasama kõike seda tarka, mida ülikoolides õpetatakse. Meil on siin 3 panelisti. Alustame siit. Meil on Jaan Urb, Cumulus Consulting osaühingu konsultant, kes kirjutas äärmiselt põneva kaastöö Riigikogu toimetiste numbrisse teemal, kui rahul on oma kõrgkooli õpingutega kõrgkoolide vilistlased Eestis. Siis on meil investor ja vabamõtleja Heldur Meerits, kes kirjutas äärmiselt huvitava ja intrigeeriva essee meie poliitilise mõtte rubriiki, ja Praxise analüütik Mari Rell, kes on olnud üks autoritest, samuti siis meie uues numbris ilmunud artiklitest, mis räägibki tööhõive temaatikast. Aga enne kui me selle väikese minipaneeliga pihta hakkame, lühidalt, väga lühidalt paar sõna minu poolt muutuste kohta, mis on selle uue numbriga tulnud. Meil on täiesti uus kujundus. Selle uue kujunduse näited jooksevad siin slideshow'l, te saate seda vaadata. Hiljem te võite võtta ka pabereksemplare ja vaadata paberilt, missugune see uus kujundus välja näeb. Me oleme täielikult värvilised ja see võimaldab trükkida fotosid värviliselt, see võimaldab trükkida teaduslikke jooniseid, mis seni, kui nad olid keerulised, jäid väga raskesti arusaadavateks ja udusteks. Ja me oleme natukene muutnud ka rubriike. Me oleme rubriikidesse juurde toonud, võiks siis mainida kõige olulisema rubriigi ehk fookus, mis võimaldab mingisugust riiklikult tähtsat teemat, milleks selles numbris on inimvara temaatika, käsitleda erinevatest aspektidest ja samal ajal terviklikult. Ja ma tahan lõpetuseks tänada meie häid toimetuse liikmeid, häid kaastöölisi. Alustaksin Leeni Ubast, meie tegevtoimetajast, küljendaja Merike Kaseorg, Ahto Meri, kes tegi selle suurepärase uue maketi meile, Viime Laanpere, kes kahjuks tervislikel põhjustel ei saa siin täna olla, aga on väga-väga tubli keeletoimetaja, loomulikult meie head partnerid Rahvusraamatukogust, keda mul on siin rõõm näha, Rita Hillermaa ja Marika Kuldkepp, ja ju ka siis Tiina Tammiksalu, kes teeb suurepäraseid parlamendi uudiseid, rahvusvahelisi parlamendi uudiseid. Aga neid abilisi on meil ju tegelikult veel ja veel, retsensendid, samamoodi stenografistid, kes on aidanud kirja panna meie parlamendi vestlusringi, tõlgid, kes on teinud suurt tööd annotatsioonide tõlkimisega, kõikidele nendele me tahame öelda toimetuse poolt suur aitäh. Nii, aga nüüd siis tuleme tänase minipaneeli juurde ja ma küsiksin kõigepealt Heldur Meeritsa käest sellise intrigeeriva küsimuse. Mind on alati, olles ju ka ülikooli õppejõud otsapidi, vaevanud see küsimus, et miks ei ole piisavalt praktikat meie haridusasutustes ja mida teha, et seda oleks rohkem? No ma ei ole nüüd kindel, et kui palju siis seda praktikat peaks olema, sest et me nagu ühest küljest ju räägime ka seda, et hariduse ülesanne peaks olema see, et olla valmis muutusteks ja arenguks ja kohanemiseks. Aga jah, et kui ma nagu ise olen nagu näitena kindlasti kehv, aga ma mäletan, et kui ma nagu ülikooli lõpetasin ja läksin tööle, siis mulle tundus, et kõik on teistmoodi. Ja võib-olla tõesti see praktika, oli ka praktikat, aga jah, et ikkagi, et see praktika nagu seda inimese kohanemisvõimet ei saa asendada. Aga jah, et praktika on nagu alati vastuvõtvale organisatsioonile natukene tülikas ka, et seal on nagu ikkagi seda kulu ja tüli nagu rohkem kui tulu. Et see on nagu ilmselt see üks praktiline probleem.
Jaan Urb ja Cumulus on ju tegelikult uurinud praktika teemat ja kui ma lugesin seda artiklit, siis ma sain aru, et ega meie kõrgharidusega asjad ei ole ju üldsegi väga halvasti, aga mille osas lõpetajad pisut nurisevad, ongi just nimelt see praktika teema. Et milles siis asi? Jah, tervist, et tegelikult jah, võib öelda seda, et mitte ei ole asjad mitte väga halvasti, vaid tegelikult asjad on ikkagi pigem hästi. Et kui me vaadata seda, et kui rahul on kõrgkoolide lõpetajad oma eriala valikuga, oma kõrgkooli valikuga, oma saadava haridusega, oma konkurentsivõimega tööturul, siis need on tegelikult ju need näitajad, mille kohta on antud kõvasti keskmisest kõrgemaid hindeid ja öeldes, et jah, me saame siit tegelikult hea hariduse. Kui nüüd vaadata selle mündi teist poolt, et millega ei olda nagu nii palju rahul, siis ongi see sama praktika teatav vähesus. Öeldakse, et ei ole piisavalt palju praktikat kõrgkoolides. See muidugi tekitab selle sama küsimuse, et kui palju seda praktikat tarvis on, millistele erialadele seda tarvis on ja kas kõikidel erialadel üldse on võimalik praktikat ja otstarbekas üldse praktikat nagu rakendada tegelikult. Et siin selles mõttes kindlasti ei ole nagu ühte ja head lahendust, et mis on lahti, mis tuleks ära teha. Pigem tuleks nagu vaadata ühest küljest ülikoolidele otsa, et mida saavad ülikoolid pakkuda ja teisest küljest tuleks vaadata ka selgelt tööandjatele otsa, et nemad tahavad saada omale sobivat vajalikku tööjõudu ja mida nemad on valmis selleks tegema, et ülikoolides tegelikult saada seda vastavat ja vajalikku tööjõudu, et siin on kaks osapoolt kindlasti omavahel kokku panna. Mari Rell Praxisest, et te olete ju nüüd ka uurinud tööhõive teemat oma töörühmaga ja me näeme seda ajal, kui räägitakse, et Eestis on inimesi vähe, me näeme seda, et on samas hulk gruppe ühiskonnas, kes saaksid rohkem panustada. Kes nad on ja kuidas saaks neid tuua rohkem tööjõuturule? Et taustaks meil on selline negatiivne demograafiline trend, mida me täna enam muuta ei saa. Et kui meil täna on kuskil 800 000 tööealist inimest, siis aastaks 2040 on neid 160 000 võrra vähem. Et see on päris oluline hulk inimesi. Ja täna, kui me vaatame seda tööjõu struktuuri, siis umbes 600 000 inimest nendest 800 000 töötab ja 200 000 on nii-öelda mitteaktiivsed. Et kui meil on niigi nii-öelda selline väheneva rahvastikuga riik, siis on ikkagi hästi oluline vaadata, et kes on need 200 000, et miks nad ei õpi või ei tööta. Ja kes nad on? Kes nad on? Tegelikult on päris palju ikkagi õppijaid, et umbes kolmandik nendest on need, kes õpivad siis kas kõrgkoolides või kutsekoolides. Aga siis on 2/3 veel ja seal hulgas on nii-öelda need noored, et need noored, kes ei tööta ja ei õpi ja nende hulk on päris märkimisväärne, neid on umbes 40 000. Et selles mõttes, kui me mõtleme nagu selle ressursi peale, mis seal tegelikult on tööturu jaoks, et siis tuleks nendega kindlasti tegeleda. Nende probleem on see, et seal on väga erineva tausta ja põhjustega inimesi, et miks nad ei ole tööturule läinud. Ja see on umbes nii nagu me täna tegeleme töötutega, et Töötukassa väga selgelt fokusseerib inimesele, pakub talle temale sobivaid teenuseid, et tegelikult see noortegrupp oleks täpselt samasugune nagu tööpõld, et nendega tuleks väga fokusseeritult tegeleda, et igaühe probleeme nii-öelda lahata. Jaan. Ja, et selle tõstatasid siit iseenesest täitsa huvitava teema, sest kas nende niit või need noortega on üldse võimalik tegeleda ainult sama haridussüsteemi arvesse võttes või tuleb siia juurde tuua tegelikult ka teise või kolmanda dimensioonina siis kas siis see mitteformaalne või siis noorsootöö pool tegelikult, kes tegelikult nende noorteni peaks või võiks nagu jõuda. Et ma arvan, et see diskussioon on ühiskonnas tegelikult päris mitu aastat väldanud ja lõplikke lahendusi siin selgelt ei ole. Aga täna selle sama väheneva tööturu ja tööjõuturu tingimustes on see selgelt nagu hästi oluline. Vabandust, ma sain aru, et osa nendest on õppurid, keda oleks võimalik ka kaasata tööjõuturule, mis ju haakub ka praktikaga, et olles tööjõuturul kaasatud, nad saavad teha praktikat, aga ma omast kooliajast mäletan, et see oli just see ülemineku aeg, kui rääkides ajakirjandusvaldkonnast,
oli vaja inimesi, kes oskavad teha asju uutmoodi, kuna mitte keegi ei osanud ju teha uutmoodi ja siis pigem palgati noori ja tulemus oli see, et kursus jooksis tühjaks ja klassiruumis tihti õppejõud olid ülekaalus, arvulises ülekaalus, et kas siin ei ole seda ohtu, et õppekvaliteet seeläbi võib jälle kannatada, mis te arvate, kes soovib? Ma arvan, et siin on nagu meil hoopis nagu teistsugune olukord, et ma nagu võib-olla läheks nagu veelgi nagu sellisele metafüüsilisemale tasandile, et mis on need kultuurilised hoiakud, et no ma nii-öelda võrdluseks võiks tuua 17. sajandi, et sellel ajal ilmselt ei olnud nagu maailmas fanaatilisemaid inimesi kui luterlikud pastorid, aga ometi need Rootsi luterlikud pastorid ei suutnud siis Ingerimaa venelasi luterlusse pöörata. No seda sorti kultuurilistest hoiakutest ma räägin. Ja et õnneks nüüd nagu see valmidus õppida ja valmidus muutusteks, et see ei ole nüüd nagu nii fundamentaalne kultuuriline hoiak, aga kui me nagu räägime ka näiteks seda, et töötute peredest pärit lapsed, et on nagu suurema tõenäosusega need ka, kes tööle ei jõua ja siis, kui me nagu räägime nüüd ka sellest, et mingisugustel inimestel on nagu tugevamad hoiakud selles suhtes, et mitte osaleda täiendõppes, et rohkem me näeme küll vanemaealisi, aga ka samamoodi ka noorte hulgas neid, siin on nagu sellel probleemil on osaliselt vähemalt ka see sügavam juur, aga ma nagu reklaamiks veel ka inimarengu aruannet, et see näitab, et nagu selles täiskasvanute ümberõppes osalejate osakaal on kasvanud siiski. See täiendõppe teema, mida Eldur Meerits mainis, on äärmiselt oluline, ma küsiksin ülejäänud kahe panelisti käest, et kui me nüüd räägime sellest, mida on teoreetikud öelnud, et väga paljusid valdkondi ei olegi üldse veel olemas, kus hakkavad tööle meie tänased õppurid 5-10 aasta pärast, siis Marge Täks, meie Riigikogu toimetiste kaasautor selles numbris, on kirjutanud huvipakkuva artikli elukestvast õppest, kui nii kokkuvõtvalt öelda. Küsimus teile kahele ülejäänud panelistile, et mis peaksid olema need võtmevaldkonnad teie arvates, millele peaks tähelepanu pöörama, et me oleksime konkurentsivõimelised ja suudaksime teha maksimaalselt kõrge lisaväärtusega tööd tulevikus? See on hästi õige vajalik küsimus, et kui ma õigesti mäletan, siis aastal 2006 juba üks Briti ajakiri kirjutas, et 80% töödest, mida tänased, või töökohtadest, mida tänased noored, kes õpivad, neid ei ole veel täna olemas ja need luuakse kunagi tulevikus, ehk siis me tegelikult ei saa rääkida sellest, et meil on vaja selgelt mingisugust kindlat ametimeest, vaid et me räägime tegelikult mingisugustest üldistest pädevustest või kompetentsidest, mida tuleks nagu katta. Et nimetatud artiklis on väga õige hulk ja väga õiged suunad on tegelikult ära nimetatud, need samad uuendusmeelsused, oskused ja võimekused kohaneda enda ümbritsevaga, enda kolleegide, muude inimestega. Ja sellesama teemaga läheb tegelikult väga hästi ka kokku Euroopa raamistik elukestva õppepädevuste kohta, mis on siis 8 erinevat pädevust on ära nimetatud. Et nüüd ongi lihtsalt peamine küsimus tegelikult on selles, et kuidas on võimalik läbi haridussüsteemi nende pädevuste arendamisele maksimaalselt kaasa aidata. Aga kuidas oleks võimalik? Igaühe käest üks idee. Minu isiklik idee võttes võib-olla natuke ka tausta arvesse on see, et panna seda formaalharidust ja mitteformaalharidust natukene rohkem nagu kokku, sest see on nagu see pool. Täpsustame, mis on formaalharidus ja mis on mitteformaalharidus? Formaalharidus on see, mida saadakse koolist, ehk siis, et kus on nagu selge õppekava, kus on mingisugused selged kindlad mitte nüüd väljundid, vaid et ained, mida õpetatakse. Mitteformaalharidus on sellest väljaspool, millel on loomulikult oma õpiväljundid olemas, aga mis on tegelikult toimib täiendavalt, ei toimi nii reglementeeritult ja ta annab sellist natuke laiapõhjalisemat lähenemist. Kogu täienduskoolitus tegelikult laias laastus võiks nimetada ka mitteformaalhariduseks. Okei, üks idee teistelt panelistidelt. Mina arvan, et võiks olla selline interdistsiplinaarsem kogu kooli õppesüsteem, et ained oleksid omavahel seotud, tehakse selliseid
meeskonnatöid, projektitöid, et sellega arendatakse. Meeskonnatöö on hästi-hästi oluline oskus. Just, et see on see, mida tööandjad ka ütlevad, et tulevad inimesed küll koolist, õpilased, aga neil tegelikult puudub selline koos töötamise, teineteisega arvestamise oskus, et just selliste erinevate siis õpiviisidega saaks ka neid oskusi arendada. Ja teine, mida tööandjad on, kui me teeme tööjõuvajaduse uuringuid, räägime tööandjatega, siis nad ütlevad, et teine oskus, mida me tahaksime väga, et juba jõuaks see nii-öelda PlayStationi põlvkond tööturule, et järjest enam vajatakse inimesi, kes juhiksid süsteeme, mis on näiteks mehitamata. Ja see on see oskus on täpselt see, mis tegelikult lapsed omandavad meil neid arvutimänge mängides, mida me justkui nagu natukene põlgame, aga teiselt poolt sellised oskused osutuvad tulevikus väga-väga vajalikuks, kui meil areneb asjade internet, areneb mehitamata süsteemide internet, siis läheb see selliseks ka töötamine natuke virtuaalsemaks, et ka see on nende oskuste poole pealt välja toodud, mida võiks arendada. Heldur, siis Jaan. Et ma ei tea nüüd, kas ma hiilin vastusest või küsimusest kõrvale või mitte, eks jah, aga mu meelest on võõrkeelte oskus üks selline huvitav teema. Et tänapäeval nagu eriti noored arvavad, et kui nad nagu oskavad inglise keelt, et siis nad oskavad kõike. Et siis on nagu terve maailm lahti, aga minu meelest moodsal ajal nagu haritud inimene peaks ikkagi olema see, kes nagu lisaks inglise keelele veel mõnda võõrkeelt oskab. Et see ei ole nagu lihtsalt sul ankeeti punktide panek, vaid et siis on sul ees ka mingisuguse teise loogikaga maailm, mingisugused teistsugused ideed, kuigi tõsi ta on, eks, et need ideed liiguvad keeleruumide vahel, aga jah, minu meelest on see oluline. Kas see võiks olla hiina keel? Tõtt öelda isegi islandi keel oleks nagu rikastav, aga jah, loomulikult, eks, et selles ei ole nagu üldse mingit probleemi, kuigi mõtleks, et Hiina, Jaapani, ka korea keele oskajaid on meil nagu juba hakkab nagu tasapisi olema, eks jah, aga ma kahtlustan, et türgi ja araabia keele oskajaid võiks olla rohkem, kui need on praegu. Jaan. Repliigina lihtsalt vastuseks, et ma tooks selle sama emakeeleoskuses ja tegelikult ka juurde, et kui ma vaatan ühte oma uuringus välja toodud graafikutes, siis teise põhjusena, mis on soodustanud inimeste tööle saamist, on nimetatud eesti keele oskust. Ehk siis, et seda peetakse vähemalt Eesti vastajate kõrgkooli lõpetajate puhul hästi oluliseks. Aga tahtsin tegelikult haarasin kinni sellest interdistsiplinaarsuse mõttest, et paar nädalat tagasi avanes võimalus osaleda ühel Eestis korraldatud suurel konverentsil Latitude 59 oli selle nimi. Ja seal esines ka üks Stanfordi professor, kes ütles, et seal professorid ei saa enne professoriks, kui nad tegelikult enne oma professuuri lähevad tegelikult ülikoolist välja, lähevad, teevad kas omale oma ettevõtte, midagi sellist, mis on nagu reaalselt seotud praktilise eluga. Rahva sekka. Just nimelt, nad lähevad sinna rahva sekka ja nad tulevad nende samade praktiliste üldpädevustega tegelikult ühel hetkel kooli tagasi ja loomulikult on nad sellisel juhul võimelisemad andma ka oma üliõpilastele edasi neid vajadusi ja oskusi, mida siis seal rahva seas tegelikult vaja läheb. Võitlus broileritega siis nagu käib ka mujal kui ainult poliitikas. Et ka akadeemilised broilerid ei ole nagu alati teretulnud. Ma tahaks väga loota, et see nii tõesti on. Ja, Mari, mida siin konkreetselt võiks soovitada meie kõrgkoolidele, et kuidas siis sellist membraani pool läbi laskvat vaheseina elu ja ülikooli vahel, mis on ju ka elu tegelikult, elu enne elu, kaotada? Ma arvan, et koostöö tööandjatega, et tegelikult küsida nendel samadelt inimestelt, kes lõpuks neid lõpetajaid palkavad, et mis teil tegelikult vaja on. Ja ma tean, et tegelikult selles suunas ka tegutsetakse, et meil on olemas seesama OSKA töörühm, kes nii-öelda seda kutsekvalifikatsiooni ja siis kõrgkoolidest nii-öelda õpioskuste omandamise poolt kokku panevad, et milliseid kompetentse ikkagi tööandjatel vaja on, mida tuleks koolides arendada. Et ma arvan, et see saab toimuda ainult nii-öelda koostöös tööandjatega. No lugedes meie uut RITA-numbrit on näha, et robootika, millest professor Jüri Riives kirjutab, on kindlasti üks väga oluline teema, just nimelt need
mehhaniseeritud süsteemid, robootilised süsteemid, et see on üks valdkond, kus võiks olla meil koolides rohkemat pakkuda. Jah, et on ju käidud ka välja, et nii-öelda see robootika või arvutiteadus võiks olla koolis samasugune aine, nagu on matemaatika, või samasugune aine nagu füüsika, mida me täna õpetame, et ta on juba nagu õppeprogrammides sees sellise igapäevase tunnina, et ta ei ole selline vabatahtlik valikaine gümnaasiumis või kuskil mujal või siis ka kooli kõrvalt käidav selline ringides käimise koht, kus siis arendatakse seda robootikaoskust. Jah, Jaan mainis Stanfordi, oma jutu Stanfordi ülikooli Californias, Ameerika Ühendriikides ja mis puutub ju sellesse piirkonda, kus on Silicon Valley, mida me kõik oleme kuulnud, mida me väga hästi teame, siis neil on põhimõte, mida nimetatakse printsiibina kolmikheeliksiks, kus tegutsevad koos ettevõtjad, riik, kohalik omavalitsus ja haridusasutused, Berkeley, Stanfordi ülikoolid, tuntud maailma top 10 olevad ülikoolid. Ja me oleme praegu teiega koos siin ju Riigikogus, Toompea lossis. Mida saaks teha meie head rahva esindajad, et ka Eestis niisugune siis peene nimega kolmikheeliks hakkaks võrsuma? Hirmus ahvatlus on öelda, eks, et rebjata davайте žit tružne, eks, ja, aga ma ei tea, kuidas sellest nagu edasi läheks, sest minu meelest ju ka Riigikogu liikmed ikkagi ju tegelikult päris palju kohtuvad inimestega, eks, ja, aga et ma ei oska nüüd nagu selles osas nõu anda, eks, et kuidas neid kohtumisi nüüd nagu paremini punktideks lüüa, eks, et võib-olla pärast keegi annab head nõu minule. Tegelikult siin tuleks võib-olla vaadata sellele, et mis on seadusandja roll, eks ole, ühiskonnas, et laias laastus on see ikkagi soodustava ja ühiskonda kujundava keskkonna loomine läbi erinevate õigusaktide peamiselt siis. Ja siin tegelikult, mida saab ühesõnaga Riigikogu kõigepealt teha, ongi see, et ta võtab vastu neid akte, mis soodustavad seda, et ettevõtted ja ülikoolid omavahel läheneksid tegelikult. Et kui me räägime sellest, et kõrgkoolide ja ettevõtete vahel peab olema koostöö, et kõrgkoolid teaksid, mida ettevõtjatel vaja on, teisest küljest peaks olema ettevõtjatel siis samamoodi valmisolek ja võimekus aidata kaasa sellise tööjõu tekkimisele näiteks, ehk siis pakkudes omalt poolt rohkem praktikakohti. Et kui me täna vaatame, kus praktikakohad asuvad, siis on need, ma julgen öelda, pigem ikkagi avalikus sektoris, mitte niivõrd erasektoris. Ja võib-olla seal on üks küsimus, mis tuleks tegelikult lahendada. Ja ma arvan, et seadusandja saab omalt poolt tõenäoliselt üht-teist ära teha, et ettevõtjatel tekiks mingisugune keskkond, et nad oleksid senisest enam valmis võtma vastu praktikante kõrgkoolidest. Aga kuidas kõrgkoolid saaksid soodustada elukestvat õpet? Võib-olla küsimus Marile. Sest et me oleme ju tänase diskussiooni käigus näinud seda, et üks asi on tulla puhta lehena keskkoolist, gümnaasiumist, aga teine on nüüd see elukestev õpe, et nii kaua, kui me elame, peame me õppima selles maailmas, kus me oleme. Et kui me tuleme tagasi selle vestluse alguse juurde, kus me rääkisime nendest gruppidest, kes täna tööturult on eemal, et siis tegelikult päris suur grupp on ka nii-öelda vanemaealisi, aga nad ei ole kaugeltki veel pensionil. Et nad on sellised 55 pluss inimesed, et neid oli kuskil 10% ja vast just see ongi see grupp, kus võiks olla juba nii-öelda aktiivne elukestev õppe toimimas. Ja tegelikult jällegi seda saab ka regulatsioonide poole pealt kindlasti toetada, et oleks inimestel võimalik minna täiendõpet saama ülikoolidesse, et ka tööandjatel oleks võimalus seda aega neile nii-öelda pakkuda. No pluss näiteks tulumaksu soodustused. Ja, just. Täiendõppeks, et inimene harib ennast, see järelikult on hea investeering tulevikku. Mitte ainult talle, vaid tervele riigile. Et jah, et võib-olla ka ettevõtjad ei peaks vaatama väga enda vajaduste keskselt, vaid võib-olla ka natukene laiemalt, et võib-olla ka täna mõni inimene, kes täna juba töötab ja tegelikult on teada, et tema oskused mõne aja pärast võib-olla aeguvad,
noh, kas või siin on klienditeenindajate näide, et me juba täna käime poodides, kus on iseteeninduskassad ja me teame, et järjest vähem on neid klienditeenindajaid vaja. Et võib-olla juba tööandjad saavad pakkuda ka ümberõpet töö ajal, et ka see on teatud kulu ikkagi töötajale, et ta võib-olla ei saagi seda inimest ise pärast tööl hoida, vaid see tegelikult teeb nii-öelda, valmistab ette inimest mingile järgmisele tööandjale. Jah, lõpetuseks see keskkonnateema, mida te mainisite, siis tegutsemiskeskkonnana, mitte ainult looduskeskkonnana, on hästi-hästi oluline ja eile ma juhtusin lugema internetist ühte artiklit, ma pakun, et see oli EBS-i õppejõud, kes on portugaallane rahvuselt, elab Eestis ja see artikkel rääkis 10 muudatusest, mida Eestis peaks tegema, et oleks veelgi toredam ja ahvatlevam elupaik nendele, kes siis tuleksid siia panustama ja ka meile, kes me siin elame. Mis oleks lõpetuseks üks soovitus igaühe teie poolt, mida keskkonna arendamiseks, siis mitte looduskeskkonnana, kuigi seda ju ka, aga äri- ja hariduskeskkonna arendamiseks saaks teha seadusandja? Mina arvan, et oleks vaja avatust sellises kõige laiemas mõttes, et meil oleks regulatsioonide pool selline, et me ei kapselduks kuskile ja teiselt poolt ka inimeste mõtetes ja sellises, et tõesti me võtaksime vastu uut, oleksime valmis muutuma, oleksime avatud uutele sellistele võimalustele. Jah, ma nüüd ei usu, et kui vastu võtta seaduseks, et mis nõuab avatust, et see nagu väga suuri tulemusi tooks, eks, aga küll aga jah, nagu selliste juhtmõtete meelespidamine ja ka oskus näha, eks, et millised konkreetsed sammud siis viivad meid nagu selles soovitud suunas edasi, et see oleks oluline, jah, aga kui keegi mulle muidugi sellist nõu annaks, ega ma ausalt öeldes sellega väga midagi ei oskaks peale hakata, aga ma loodan, eks, ja et parlamendi liikmed on minust targemad ja nemad teavad, kuidas. Minu jaoks saab asi alguse ikkagi väga suuresti sellest, et mis on see lõppeesmärk, kuhu tahetakse jõuda. Et see kokkulepe ja arusaamine ei oleks mitte ainult võib-olla siis siin lossis või fraktsioonis, kus nad tihtipeale võivad nii-öelda omavahel kokku põrkuda, vaid see kokkulepe ja arusaamine, kuhu ja mismoodi liikuda, hõlmaks nii tööandjaid, nii kõrgkoole, nii tegelikult kogu seda mitteformaalset sektorit. Ja seda tegelikult sellist keskkonda saab seadusandja omalt poolt initseerida, eest vedada kohe kindlasti. Me kindlasti oleme ka sinna poole selles mõttes nagu liikumas ja liikunud, et kindlasti ei taha lõpetada siin mingi negatiivse noodiga, et kogu me veel ka ei lõpeta. Just, jah. Ma tänan teid nende väga heade tähelepanekute eest, aga ma olen lubanud saali, et te võite esitada küsimusi ja ma toon teile mikrofoni, kui te tõstate käe. Siin on ruumi mõnedeks küsimusteks. Olge nii kenad. Ma näen, et lugupeetud Ülo Vooglaid on sattunud ka siia. Kindlasti on Ülol küsimusi, kuna ta kirjutas ühe väga olulise kirja, millele ma vabandan, ei ole veel jõudnud vastata. Ma esitan oma küsimused kirjalikult. Okei. Nii. Andke käega märku, kes tahaks küsida. Haridus on temaatika ja meie tööstus, tööturg, ettevõtlus. Tundub, et kõik on arusaadav, et okei. Sest ma ise tegelen selle küsimusega oma peas päris põhjalikult. Ma tulen võib-olla sellise päevapoliitika juurde tagasi ja küsiksin selles valguses erakool, munitsipaalkool, riigikool. Kuidas panelistid suhtuvad või mis oleksid need mõjud, kui teadus- ja haridusminister on öelnud välja, et ta tegelikult on lõpetamas erakoolide toetust? Mis mõju võiks sellele järgneda? On nagu üsna kindel see, et mingisugune hulk erakoole pannakse kinni, eks, et
et ma olen nagu aru saanud, et kuskil nagu kuluaarides nagu on ka selliseid inimesi, kes arvavad, et erakooli pidamisega võiks nagu rikkaks saada, eks mina pole veel kohtunud, aga hea meelega kohtuks mõne sellisega, eks, et pigem on nagu erakool nagu see moodus, eks, et kuidas nagu ka lennundusäris on võimalik miljonäriks saada, eks. Et see on see anekdoot, et võtad miljardi, asutad lennufirma ja siis oledki varsti miljonär. Aga et selle küsimuse nagu teine pool on see, või vastuse teine pool on see, et no ilmselt on nagu looduses nagu mingisugune nii-öelda looduses tinglikult see mingisugune põhjus, mispärast erakoole asutatakse. Et ilmselt on meil midagi, mida nüüd munitsipaalkool, kes peab nagu vastu võtma kõik lapsed, et no mida selline kool ei suuda anda. Ehk et Exceli meestele on nagu ilmselt nagu väga raske nagu ära näidata, mida erilist need erakoolid pakuvad. Aga ütleme niimoodi, et loodusvaatluse kaudu me võime oletada ja aimata, et seal nendes erakoolides on midagi kasulikku, et mispärast nad eksisteerivad ja mispärast vanemad ja lapsed neid vajavad. Nii, Krista. Aitäh! Meil oli juttu siin elukestvast õppest. Kas teile ei tundu, et elukestva õppe jaoks on meil kasutamata üks selline ressurss, nagu on need kutsekoolid, millel on suhteliselt hea tehniline varustus, küllalt hea baas, aga millegi pärast me ei ole suutnud neid küllaldaselt üldse kasutada ja üldse nagu teenima panna seda ühiskonda laiemalt. Aitäh! Mari. Tegelikult kutsekoolide võimalusi kasutatakse, aga ma arvan, et neid ei kasutata veel lihtsalt piisavalt ära. Et meil just Praxises on praegu käimas eelmise struktuurivahendite toetuste mõju hindamine regionaalarengule. Ja üks siis valdkond, kus on väga palju ka toetusi suunatud, siis struktuurivahenditest on just tööturg, uute oskuste omandamine, ümberõpe. Ja kui me nüüd vaatame, käime ja räägime, me tõesti käisime kõigis 15 maakonnas, rääkisime omavalitsuste inimestega, siis nad ütlevad tegelikult, et kutsekooliga just tööandjatel ja kutsekoolidel tegelikult on väga hea koostöö, et kui me alguses rääkisime siin pigem nagu probleemist kõrghariduse poole peal, siis kutsehariduse poole peal tegelikult tööandjad on pigem rohkem rahul nende inimestega ja nende oskustega, mis sealt antakse õpilastele. Et seda enam olen nõus, et võiks ära kasutada seda potentsiaali ka ümberõppes. Ja ma tean, et tegelikult on ka päris palju seda mitmetes maakondades tehtud, kus tehaksegi täiskasvanute grupid sinna kutsekoolide juurde. Soovib keegi lisada? Jah, nii palju, et nendel kutsekoolidel tegelikult tõepoolest on oluline roll, et ühest küljest õppe kontekstis ja teisest poolest suudavad olla need samad kutsekoolid ka ettevõtetele praktika ja testbaasiks mingisuguste uute toodete teenuste jaoks, et need samad õpilased saavad selle kaudu omandada need praktilisi teadmisi ja oskusi, samas tööandjad saavad sealt mingisuguse väljundi, et oma edasist äritegevust tegelikult arendada, et viitan siinkohal natukene sellele kompetentsikeskuste kompetentsikeskustes, jah. Just, et need on tehtud meil väga mitmete kutsekoolide juurde, näiteks Valgas on puidutööstuse jaoks nii-öelda selline kompetentsikeskus, Saaremaal on meil väikelaevaehituse kompetentsikeskus, nad täpselt samamoodi pakuvad õpet nii nagu koolilõpetajatele, aga ka täiskasvanutele, et ma arvan, et see samm-sammult nagu edeneb ja areneb. Ma lisaks siia veel seda, et see kutsekoolide maine küll paraneb, aga hästi aeglaselt. Ja mina näiteks nagu ei tea, et kas Riigikogu liikmete hulgas on mõni, kes on kutsekooliga lõpetanud. Et ma loodan, et mõni siiski on ja kui on, et võib-olla ta siis räägib ka nagu inimestele laiemalt, et mida head ja kasulikku ta sealt sai. Nii, meil on aega veel üheks küsimuseks, kui peaks saalis olema keegi, kes soovib küsida. 1, 2, 3, tundub, et ei ole. Ma tänan väga meie tänaseid paneliste, kes on ära teeninud aplausi. Aitäh!